Tere tulemast kuulama AI Powerment podcasti, mis on justkui teejuhiks tehisintellekti kiiresti arenevas maailmas, tuues sinuni tehisaru uudised, populaarsemate rakenduste ülevaated ja põnevad intervjuud tehisaru asjatundjatega. Mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI Powermenti brändi looja ning tehisintellekti entusiast. Ja mina olen Kerlin Tiigemäe, juht, ema ja AI entusiast. Kuula meid igal reedel ning saa praktilisi näpunäiteid, kuidas AI'd igapäevaelus ja äris rakendada. Aitäh, et oled jõudnud kuulama Eesti esimest 100% tehisintellekti teemadele keskendunud podcasti ja täna hakkame koos Kerliniga, tervist Kerlin! Tere! Rääkima siis AI-põhistest assistentidest, AI ja inimese sümbioosi loomisest tänapäeva ettevõtluses ja sellest, mida tähendab hübriidintelligentsus. Ja meil on selleks ka siis muidugi saatekülaline, Kristjan Schumann, tervist! Tere! Ja tänan EBS, et oled meile loonud selle võimaluse, et me saame siin videostuudios, videopildis siis tuua teieni neid tehisintellekti teadmisi. Ja ma tutvustan kiirelt ka Kristjanit oma poolt, aga me muidugi lähme sellesse detaili sisse, et kuidas siis see tehisintellekti maailm on sinu jaoks avanenud. Aga Kristjan Schumann on Fundamentali kaasasutaja, tehnoloogia juht, kellel on siis pikaajaline kogemus tehnoloogia ja arendusjuhtimise valdkonnas. Sa oled olnud ka tegelikult Skype'iga, Microsoftiga seotud. Ta on süvitsi tegelenud tegelikult selliste arenevate tehnoloogiatega, eriti tehisintellekti ja rakendamisega siis äris, nii praktiliste lahenduste loomisel kui ka külalislektorina EPSis, et kus me tegelikult ka vist algselt tutvusime. Just. Jah. Aga Fundamental on siis selline platvorm, mis ühendab AI analüütika ja juhtimiscoachingu, aidata siis ettevõtetel paremini mõista oma meeskondade dünaamikat ja tuua juhtimisotsustesse selgust. Ja ma arvan, et me saame kuulda ka Fundamentali igapäevastest tegevustest ka. Aga räägi siis natuke enda taustast, kuidas sa jõudsid sellest tehisintellekti maailma praegusel hetkel? Jaa, tegelikult tehisintellekti maailmas ma väga pikalt ei olegi olnud. Et ma olen tehnoloogia maailmas olnud vist teismelisest saadik, et ma olen see noor häkker, kes teismelisena juba kuskil modemiga arvuti taga mänge häkkis ja ühesõnaga minu selline orgaaniline areng ikkagi IT-maailma oli nii nagu need nohikud kunagi ikka. Et alustasid mängides ja siis olen teinud elu jooksul nii IT-supporti, olen süsteemi admin olnud, olen igasugused serveriparke hallanud ja siis ühel hetkel jõudsin üldse tarkvaraarendusse. See ongi siis Skype. Ja enne seda tegelikult juba ühes ehitusettevõttes ma tegelesin tarkvaraarendusega iseseisvalt, aga siis Skype oli siis nagu see põhiline, mis nagu ühel hetkel siis minust sellise software engineeri sellise distsipliini välja arendas. Ja seal oli selline huvitav shift, et Skype'is või ehk siis Microsoft. Ma liitusin täpselt siis, kui Microsoft ostis põhimõtteliselt 6 aega hiljem. Ja siis ma olin seal 7 aastat, midagi sinna kanti. Ja Skype'is ma kasvasin juhiks üldse, et ma alguses olin tarkvaraarendaja, siis tiimijuht ja siis ühel hetkel olingi siis engineering manager. Ja seal tekkis huvitav shift minus, et ma avastasin, et inimesed on vähemalt sama põnevad kui tehnoloogia. Et sinnani ma olin ikkagi hästi nagu tech freak, nagu, et ega ma seda inimsuhteid ja seda nagu sinna ma väga palju nagu rõhku ei panda, aga siis ma vaikselt nagu liikusin sinna juhtimise poole. Ja see on tegelikult see oluline backstory ka, nagu kui ma nüüd Fundamentalini jõuan ühel hetkel, et see juhtimise pisik või see arusaam, et inimesed, inimpsühholoogia, see, kuidas meeskonnad efektiivselt töötaksid, et see mis seal taga on ja see on oluliselt rikkalikum maailm kui võib-olla IT-maailmas, kus asjad on tihti nagu väga loogilised ja omavahel selgelt seotud. Aga jaa, peale seda Microsofti ma ühel hetkel jõudsin mingisuguse identiteedikriisini, et olin selles corporate maailmas olnud ja siis ma püüdsin aru saada, et mida ma siis tegelikult ellu tahan. Ja siis ma lihtsalt quittisin. Et vaadata, ma ei teadnud, mis ma edasi teen, aga ma lihtsalt tulin sealt ära, et vaadata, et kuidas selle mugava corporate life'i pealt siis nagu edasi liikuda. Ja siis ma lõpetasingi startup maailmas. Tutvusin Kadri Tuisuga, ja kes just oli tegemas järgmist pivotit haridustehnoloogiasse ja me hakkasime tegema siis Glanbeati. Glanbeat algselt oli HR tarkvara, mis siis orgaaniliselt spetsialiseerus koolidele ja me hakkasime arendama siis sellist äppi õpilastele, millega saaks klassijuhataja hästi kergesti ülevaate õpilaste vaimsest tervisest, nende heaolust ja samal ajal, mis oleks neile ka selline lastele siis hariduslik
sotsiaalsete, emotsionaalsete oskuste õpetamiseks. Et natuke oli nagu Slack klassiruumile põhimõtteliselt, aga lihtsalt, et seal oli hästi palju toetavad elemente hariduspsühholoogiliselt. Ja see teekond oli päris mitu aastat meil. Kuni me siis saime aru, et äriliselt meil nii hästi ei läinud sellega, et ta oli nagu nii-öelda maailma muutev ja selles mõttes endiselt nagu Glenbeat on aktuaalne. Me tegeleme endiselt õpilaste vaimse tervise uuringutega, aga meil hakkas kõrvalt tekkima uusi ideid ja mõtteid, et mida veel äriliselt saaks teha. Ja hakkaski sündima selline esimene alge, et me koondasime Eesti päris tuntud scale-up ettevõtete head of people'id, HR inimesed ja tegime sellise koosloomeprojekti, et me hakata kaardistama, et mis on päris probleemid ettevõtetes ja otsida siis neid võimalusi, et kust siis me võiksime hakata sisenema, sest meie põhimissioon on olnud algusest peale unlocking human potential, et me tegime seda siis haridusvaldkonnas, aga siis me hakkasime otsima, et kuidas seda ärimaailma tuua, et kuidas sellest inimpotentsiaalist ikkagi seda viimast kätte saada. Ja me oleme aru saanud, et tehnoloogia on üks võimalus seda teha. Et me oleme ikkagi tehnoloogia ettevõte, aga me oleme hästi nagu inimkesksed. Ma arvan, et see viibki sellesse küsimusse, et see Fundamentali nimi on läbi tulnud. Mida siis Fundamental teeb igapäevaselt? Just. Ma ikkagi läheks korra veel tagasi, et sest see sünnilugu oli nii, et me saime aru, et üks väljakutse või baasväljakutse on see juhtimise efektiivsus ettevõtetes. Ja kuna me algselt tahtsime lahendada burnouti läbi põlemist, me tahtsime veenduda selles, et äritulemused selleks, et need oleks päriselt head, on vaja küpset efektiivset juhtimist. Ja milleni me siis jõudsime koosloome käigus on, et juhtimiscoaching on väga efektiivne tööriist. Inimeselt inimesele, professionaalne juhtimiscoach, kes on juhile partneriks, kes toetab teda, kes challenge ib teda, kes aitab talle peegeldada seda, mida ta ise ei näe, pimenurki. Ja see on tõestatud väga efektiivne viis, kuidas juhid saavad olla paremad juhid, kui nad ise on selleks valmis. Ja me hakkasime tegema alguses sellist coachingut nii, et meil olidki oma coachid, mina ja Kadri, me mõlemad käisime siis samas EPSis, õppisime ka juhtimiscoachingut, et me oleme ka siis diplomeeritud juhtimiscoachid ja sellega koos me hakkasimegi looma sellist coachingu platvormi, mis ongi siis Fundamentali algus. Me küll nimetasime end sellel hetkel Sage OS, meie esialgne nimi oli. See Fundamental on siis uus nimi. Ja me alguses tegime täitsa tavalisi inimeselt inimesele coachingu teenust, pakkusimegi. Hästi süsteemset, regulaarselt, et see nagu toimib niimoodi, et ei ole lihtsalt see, et inimene siis, kui ta tunneb, et tahab coachi, vaid et me ikkagi ise nagu pakume seda süsteemselt mingi ajaperioodi tagant, kas siis iga 2 nädala tagant või nii. Aga mis me saime aru, on see, et inimesed, mina hakkasin kirjutama oma coachile pärast kohtumist e-mailitsi väikest kokkuvõtet käsitsi. Et mis ma märkasin, mis olid need asjad, mis ma arvan või mis ma nägin, et ta soovis kaasa võtta. Et mõnes mõttes nagu notes'id, eks ole, või kokkuvõtte on ju. Ja see oli enne seda, kui ChatGPT tuli. Ja siis mingil hetkel ma sain aru, et see on nagu hästi väärtuslik. Juhtidelt tuli tagasiside, et see on hästi väärtuslik asi, et kui hea, et sa saadad mulle selliseid asju. Aga samas see ei ole scalable, et seda nagu väga palju teha, sest see võttis minult tavast mingi 45 minutit, et seda hästi põhjalikult ja korralikult teha juhile, et talle peegeldada seda tagasi, mis ma nägin. Ja siis OpenAI-l tegelikult oli GPT-2, mis avalikult, tehnikainimesed olid ju ammu kasutanud nagu nii-öelda back-endis, on ju, aga mina siis hakkasin proovima, et what if, et ma transkribeerin selle vestluse ja ma hakkan seda analüüsima AI-ga ja vaatan, kas ma saan sealt mingisugused nagu pidepunktid kätte, et ma saaks nagu kiirendada seda enda kokkuvõtet. Ja siis hakkas hästi orgaaniliselt niimoodi arenema, et me ehitasime seda alguses iseendale, et fundamentaalne tehnoloogiat nagu iseendale nagu siseseks kasutamiseks. Nii et see jooksiski minu arvutis mingi Python, mis siis nagu transkribeeris me niimoodi, et me kasutasime veel käsitsi Tartu Ülikooli eestikeelset seda transkriptsiooni ja see kõik oli hästi aeglane protsess endiselt, on ju. Aga jah, me alguses ikka see põhiline keha meil tekkiski niimoodi, et see lihtsalt works on my computer, on ju.
ja niimoodi ta hakkaski, et ühel hetkel siis juba hästi orgaaniliselt hakkas arenema see, et okei, et what if meil oli juba rohkem coach'e tekkinud ja see ei ole enam nagu, ma sain aru, et noh, see ei ole variant, et see minu arvutis töötab, on ju, et esiteks meil on hästi oluline alati konfidentsiaalsus, mis tähendab, et see on alati coach'i ja coach'i vahel, ehk siis me ei saanudki teistele coach'idele seda pakkuda, seda võimalust. Ja siis ma hakkasin vaikselt mõtlema, et teeks sellise SaaS-i moodi asja. Et mis on iseteenindus, lähen sinna, panen helifaili sisse, teisest otsast tuleb mul see aruanne välja. Ja siis me tegime selle valmis. Ja järgmine samm oli, me võtsime ühendust Jaan Aruga. Et me tahtsime aru saada, et kuidas see asi oleks väärtuslikum, et see oleks lihtsalt mingi koosoleku kokkuvõte, vaid see oleks midagi sellist, kus mida juht tavaliselt tahab, on saada mingisugust uut perspektiivi, mingit ahaa hetke. Et see on tavaliselt see moment, kus inimestel toimub mingi shift. Ja siis Jaan Aru aitas meid sellega, et oma väikse tiimiga me lõime siis sellise mudeli, et kuidas ahaa hetki saada inimeste vahelisest vestlusest. Ja see siis on üks element ka fundamentali sellisest kokkuvõttest, mis pärast siis coaching kohtumist saab. Et need probleemid, millega sa tulid, kus sa kinni oled, et mismoodi võiks sellele veel vaadata. See nii-öelda alternate view nagu sellele. Ja me avastasime seda, et AI on väga-väga hea, väga keerulisest mahukast kontekstist, mis tihtilugu eriti transkriptsiooni näide, kui keegi on lugenud eestikeelset transkriptsiooni, tänasel päeval on see endiselt kvaliteet on madal, kuskil 80+% vist on see, mis on nagu tal see okei on ju, aga inglise keelne on juba 99 või 98% on ju. Ja kui sa loed transkripti, siis sa tegelikult ei saa sellest nagu väga hästi sotti, sest seal on hästi palju gibberish juttu, aga paned AI-sse, siis keelemudelisse, siis sa avastad, et vau, mis asja sa said sellest gibberisse asjast nagu aru ka. Ja nagu päris nagu legit, et see ongi nagu päriselt sai aru ja minu jaoks oli see nagu alguses täiesti uskumatu, et ma tegelikult mõtlesin, et nagu ma olin väga skeptiline selles osas, et nagu ma ei saa usaldada seda. Aga see tulemus oli väga-väga hea ja see tagasiside, mis hakkas tulema inimestelt, oli ka väga-väga hea. Selge on see, et nii kui me kasutame keelemudelit või kui me räägime keelemudelist, ta ei ole veakindel. Et see on nagu üks põhireegel, et sa ei saa seda 100% usaldada ja see inimene, ehk siis meie puhul coach vaatab selle alati üle. Ja teeb vastavalt kohandused, on ju. Aga ta annab väga palju säästab aega ja ta annab nii-öelda kolmanda perspektiivi, et kui me siin vestleme sinuga näiteks, siis sina oled AI ja sina märkad neid asju, mida meie samal ajal ei märka. Et sellepärast, et mina olen parasjagu, minu aju tegeleb sellega, et sulle midagi öelda või sinult midagi küsida ja sinu aju tegeleb sellega, et kuulata, on ju. Aga me ei märka neid asju, mismoodi oma keele struktuuris või lause ehituses, mida me kasutame, on ju. Ehk siis AI on väga hea sentimendi analüüsis, üha paremaks läheb täna, et saada lihtsalt keeleliselt juba mingit sentimenti kätte. Ja teine asi, et märgata neid asju, et mida me võib-olla kordame kogu aeg või endale vastu räägime näiteks. Ja see kolmas osapool, kellel on tegelikult kogu energia on ainult sellel, et seda vestlust jälgida, temal on see võimekus anda täielikult kolmas perspektiiv. Ja see ongi see põhiväärtus. Ehk siis fundamentaliga väga pikk jutt tuli või sissejuhatus tuli, aga jah, see fundamentalis me täna analüüsime juhtimiscoachingu vestlusi selleks, et saada siis märkamisi nii individuaalselt sellele juhile kui siis ka ettevõtte tasandile, sellepärast, et kui me nüüd kujutame ette, et ühest ettevõttest on väga palju juhte, kõik nad regulaarselt käivad coachingus, igast kohtumisest tekib analüüs, transkriptsioon ja analüüsid seal peale, et siis me saame väga palju andmepunkte ja panna sellega ajajoonele, et näha nagu reaalselt, mismoodi üks või teine marker juhis on siis muutunud ja jõuda ka selleni, et me saame hakata ennustama. Et näiteks, kui see on mingid burnout markerid, et mingid läbipõlemise tunnused, ja siis me saame ka seda näha, et kuidas see siis nagu iga kohtumisega, kas sellega siis läheb paremini, kas ta saab mingit ärevust endas maha, kas ta saab rohkem selgust endas. Probleemid, millele ta on takerdunud siiani, et kas ta jõuab nende lahendamisele lähemale.
ja ta on nii-öelda peegel nii juhile endale kui ka siis, kui me need kõik kokku paneme ja grupi pealt seda suurt analüüsi teeme väga anonüümselt, siis me saame ettevõtte tasandile tekitada sellist vaadet, et mis on väljakutsed, mis on sentiment ja millised need võimalused on ja millised need pärised action'id on, mida siis juhid päriselt teevad. Mulle nii meeldib see lugu just see, et sa jagasid seda tausta, sest see näitab tegelikult, kuidas pidi te olete lähenenud sellele, et me väga palju näeme ja kuuleme ka seda, et tahaks ka AI teha või tahaks ka mingit AI ettevõtet teha või mingi startup ja nüüd siis mõtled nagu tagurpidi, et kuidas ma saan seda LLM-i kasutada ja midagi sinna taha mõelda. Aga just see, et sa mõtled selle sisulise nagu ülesande probleemi peale nendega, et ma vaatasin kodulehel ka, et teil ongi nagu väga palju partnereid juures olnud, kellega seda toodet või seda olemust välja töötada, et see on üliäge. Aga ma tulen natuke võib-olla selle AI ja selle tehnilise poole juurde veel kord, et kas sa saad võib-olla kindlasti mitte väga detailides on, aga rääkida ka seda, et mis see tehnoloogiline lahendus täna seal on, et sa ütlesid, et alustasite sellesama GPT-ga, OpenAI tootega, et kas on täna näiteks see teie põhiline, olete te midagi juurde võtnud, et me siin ka teeme Kuu lõpus uudiste kokkuvõtet ja räägime sellest, kuidas järjest tuleb neid erinevaid keelemudeleid juurde, et korra räägi see tehniline pool ka sinna juurde, et kuidas teil see üles on ehitatud? Ja, et tehniliselt selles mõttes on suhteliselt nagu selline straightforward, et meil on, mis me teeme, on me AI abiga ka tuvastame ära rollid. Et kui muidu on hästi tüütu, ma mõtlen see, et kui sa transkribeerid midagi, siis seal on mingi speaker 1, speaker 2, speaker 3 ja coach'id, kes ei ole tehnilised inimesed, nad ei taha aega raisata sellega, et ma nüüd siin transkribeerin ja siis ma hakkan siin ütlema, et vot see oli coach, mis ütles ja see oli, mis coach'i ütleb. Ja me kasutame keelemudelit ja vastavalt siis prompt, et ma arvan, põhimagic täna ikkagi on prompt, sest see on see, mis siis annab selle väljundi. Sama asi, mis kui Jaan Aru töötas meeskonnaga selle ahaa-hetkede raporti teema, siis tegelikult seal taga on täpselt samamoodi väga metoodiliselt välja arendatud prompt ja mille jaoks oli teadusmeeskond. Et see kõlab nagu hästi labaselt endiselt, mulle tundub, et mis see prompt ära ei ole, trükkime midagi sisse ja kohe juhtub, on ju. Aga tegelikult seal taga on ikkagi väga palju, meil läks itereerimiseks kuid, et jõuda sellisesse punkti, et see raport oleks stabiilselt good enough, et alati on mingi võimalus erroriks, on ju, aga ta läheb aina paremaks ja paremaks ja paremaks, sest me kogu aeg teeme prompti paremaks. Keelemudelite mõttes me täna kasutame nii O3 minit reasoning'iks kui ka GPT-4-od. Me oleme teinud ka teste siis Anthropicsi mudeliga ja Gemini 2.5 ma kaalun seda nagu seda Flash, 2.5 Flash, mis ta nimi oli, et kaalun seda, kuna seal on väga-väga suur kontekst, et see vist miljon tokenit. Aga täna meie põhifookus ei ole see, et püüda nagu leida nüüd parimat seda mudelit, et täna on tegelikult see, mis me täna kasutame, on väga hea. Et pigem meie tänane põhifookus on ikka selles, et kuidas nagu pigem seda ärilist väärtust luua ja kuidas seda. Ja see on see, milleni ma jõuan ka ilmselt, et see inimaspekt on meil endiselt oluline, et me ei usalda AI-d pimesi, et me nüüd laseme tal mingisugused raportid genereerida ja anname selle otse kuskile ärisse ja siis äri hakkab otsuseid langetama, et ei. Et seal vahel on ikkagi päris inimesed, päris äricoach'id, kes vaatavad nendele andmetele peale, analüüsivad ja teeme ka käsitsi analüüsi peale, kui vaja, et me täna ei ole sellised nagu all in ainult AI, on ju. Et me näeme, et täna inimesel on teatud pädevused ja kompetentsi, milles keelemudel täna ei konkureeri veel. Kindlasti mitte, et pigem on see võimas efekt tuleb siis, kui need koos on. Et üks täiendab teist väga efektiivselt. See tegelikult väga hästi juhatab ka sisse järgmise küsimuse, et seesama, mis sa mainisid, et tekib selline nagu ettevõtte tasandil selline toetus ka, et mõista, kuidas juhid toimetavad ja kuidas see võib suurema eesmärgiga ettevõttes kokku joosta. Aga kui me räägime sellisest AI põhistest assistentidest, kui me räägime
custom GPT-dest või Copilotist rakendusüleselt Microsofti sees, siis mis sa näed, mis need AI assistendid, kuidas see roll siis hakkab välja mängima meie jaoks, kas see ongi nii, et see saab nagu normaalsuseks, et me peaksime sellega täielikult ära harjuma, tegelikult ma arvan, meie oleme juba selles kohas, kus see ongi normaalsus, aga et mida sina võib-olla näed enda sellest perspektiivist, võib-olla ka laiendada seda, mis väärtust ettevõtetele siis suuremalt loote? Ennekõike ikkagi on see, et meie ümber on nii palju infot ja andmeid ja on ka seda infot, mida me ei näe. Et kui me võtame ettevõtte näitel, siis üks kõige klassikalisem infomull, mida kogutakse, on töötajate rahulolu, 360 tagasiside, mingid pulssurveid. Need on nii-öelda self-reporting sisendid ja need on suured andmed, mida me siis saame analüüsida mingite lihtsate vahenditega, mida siis ärid täna kasutavad, et aru saada, kas töötajad on rahul või ei ole, milline on juhtimiskvaliteet. Aga on ka need nähtamatud andmed. Ja see on nüüd see, milles ma näen, et need AI assistendid ja AI ise on väga-väga hea. Ta suudab väga suuri andmeid teha meile mõistetavaks, kui me oskame seda sisendit anda. Et siis ka meie puhul, kui me võtamegi selle näite, et nähtamatud andmed on see, mida juht räägib siis, kui ta tegeleb oma väljakutsetega ja kuidas ta neid lahendab, siis sealt tuleb palju nähtamatut infot välja. Et need samad markerid, eks ole, burnout markerid, see, et mis tema põhilised challenge'id on, kuidas ta nendele läheneb. Ja see on midagi sellist, mis tuleb hästi orgaaniliselt välja. Et ma ei pea seda küsima sult küsitluse teel, sa ei mõtle seda asja läbi otseselt, vaid see tuleb kuidagi hästi orgaaniliselt ja seega ta on ehe. Aga nüüd need assistendid, minu jaoks on see täna samamoodi iga päev. Et minu jaoks on ta sparring partner. Ta ei ole minu jaoks tõeallikas või et keegi, kes nüüd kellele anda vastutus ära. Et ma arvan, ma ise minu see filosoofia on see, et inimene peab võtma vastutust ükskõik kui kaugele see AI ei arene. Inimene on see, kes peab võtma vastutuse endiselt, sest kui me vastutuse ka ära anname, siis meil ei jää midagi. Et selles mõttes ta juhtidele võib olla superassistent hommikust õhtuni. Mina kasutan teda nii brainstormimiseks, mingite strateegiate välja kujundamiseks, mingid researchiks, eriti nüüd viimasel ajal nende deep research funktsionaalsustega väga-väga palju abiks, et säästa minu aega. Et ma saaksin keskenduda suurele pildile, ma saaks keskenduda sellele loomingulise selle poolele on ju kõikidel juhtidel tegelikult, enamus juhid kogu aeg kurdavad, et mul ei ole üldse strateegiaks aega, et mul on siin, ma ei tea, maja põleb ja siis ma pean seda tegema ja siis mul on vaja seal mingit researchi teha või siis mul on vaja mingit dokumente koostada, et siis ongi see küsimus, et kas ma pean, on ju, et tegelikult neid asju saab anda masinale, mis on nagu sellised mingite andmete kokkukorjamine või nende mingisse vormi valamine. Aga tegelikult juht peaks põhienergia panema oma inimestele ja suurele pildile. Tegelikult minu jaoks hästi lihtsustatud juhi funktsioon on, kuhu me läheme ja kas meeskond on selleks valmis ja kuidas meeskond ennast tunneb. Kõik muu on tegelikult ebaoluline, muu on juba tehniline siuke mambo-jambo, mida meil ümberringi on, ja nende puhul on ikkagi see, et reaalselt vaadata kriitiliselt peale, et millised asjad mu töölaual on need, mida ma päriselt oma kätte ja ajuga pean tegema ja millised asjad saab AI teha minu eest. Mul tekkis kohe siit 2 sükest küsimust nagu hirmude poole pealt, et kui sa mainid ka, et seal on need markerid, erinevad siuksed nüansid, mida võib-olla inimene ei pane tähele nendest vestlustest, AI paneb. Teatavasti need suured keelemudelid jube paljud kipuvad hallutsineerima, eks ju, et kohtades, kus ei ole midagi, nad panevad ikka sinna midagi, et kuidas te sellega tegelete või maandate seda poolt? No see ongi see sama, miks ma ütlen, et läheb kuid. Sest see itereerimine tähendabki seda, et me ju iga selle raporti pealt peame õppima, et kus kipub ta rohkem hallutsineerima ja kus mitte. Ja teine aspekt on, et inimene peab olema vahel, et me mitte kunagi ei saada mingit AI genereeritud asja juhile, et näed, siin on sinu tõde sinu kohta, on ju. Et küll aga on võimalik seda viia suhteliselt miinimumini, aga samal ajal
kogu aeg peab olema nagu alert, et keelemudelit ärilises kontekstis rakendades tuleb arvestada seda, et seda ei saa rakendada kuskil, kus on vaja 100% veakindlust, et selle jaoks on teised lahendused, et siis ei ole keelemudel see, mida kasutada. Aga see hallutsineerimise jaoks on siiani ikkagi minu jaoks hästi toiminud see, et ma lihtsalt tõenäoliselt ma ei ole promptis midagi talle piisavalt täpselt kirjeldanud või ma ei ole, hästi oluline on alati see näite osa, et mis on see, mida ma ootan, hästi oluline on põhimõtteliselt kõik võimalikud nüansid ja detailid instruktsioonides välja tuua. Ja tegelikult päeva lõpuks sa ikkagi ei saa seda 100% välistada. Sellepärast see andmeanalüüs, mida me teeme ettevõttele, seal me kasutame täiesti klassikalisi analüütika elemente ja me ei kasuta seal keelemudelit. Et me võtame lihtsalt selle andmepilve, me genereerime sealt tegelikult tuhandeid andmepunkte, mida aitab keelemudel küll meile kokku panna, aga tegelikult päris analüütikat me teeme ikkagi täiesti klassikaliste meetoditega, et numbrid ja kõik kokku jookseks. Sest see ei ole ilmselt ka see, mille jaoks see suur keelemudel täna nagu mõeldud on, eks ju. Ja teine pool nendest sükestest hirmudest on ju alati inimestel see, et okei, tuleb ja nüüd võtab mu töö ära, eks ju. Ja võib-olla just selle fundamentali poole pealt mõtlen natuke nagu teise nurga alt, et okei, coach'id või ütleme, juhid võtavad seda coaching'u teenust, tõenäoliselt see ei asenda seda juhti, eks ju, aga äkki ikkagi minu kohta liigub kuskilt liiga palju infot, on ju, et nüüd ikkagi see AI teab täpselt, mida ma mõtlen, on ju, võib-olla ma ei taha seda oma tööandjale jagada, kõik, kes natuke mainisid seda turvalisuse poolt ka, aga kas sa selle koha pealt saad ka natuke lähemalt rääkida? Jaa, et põhiprintsiip coachingus on alati konfidentsiaalsus, mis peab jääma kahe inimese vahele ja see reegel kehtib täpselt samamoodi, sellepärast et coach ja coachee omavad nii helisalvestist kui ka kõike, mis sinna juurde kuulub, see on nende oma. Nemad otsustavad, kas nad kustutavad selle ära, mida nad muudavad seal. Ja seal on alati see, et kohtumisel on nende consent, on ju, et tegelikult Fundamental pakub coachingut ka niimoodi, et ma ei taha seda analüütikat. Fine. Et selles mõttes lihtsalt tänane elu näitab, et meil ei ole vist olnudki juhus, kus keegi ütleb, et ta ei taha, et seal on ikka see uudishimu ka mängus. Aga ja, mis me teeme, on see, et esiteks see, mis on nende kahe inimese vahel, siis coach jagab ainult neid raporteid ja otse coachiga. Ja coachee siis saab alati öelda, et kuule, et kustutame ära, on ju. Ja siis see tegelikult sealt ei lähegi välja. Ta ei jõua mitte kunagi nagu tööandjate või kellenigi kolmanda osapooleni. Küll aga, kui me teeme nüüd grupi analüüsi, et ettevõte on tellinud selle suure analüüsi, siis on ka kõik töötajad sellega nõus, et need anonüümsed, mitte siis need transkriptsioonid, kus meil on, ma ei tea, mida keegi ütles, et see ei huvita kedagi nagu ettevõtte tasandil. Mis ettevõtte tasandile me agregeerime, ongi sentiment, ongi mingid läbi jooksvad, eriti korduvad teemad, eriti korduvad väljakutsed, eriti korduvad tegevused, mida nad teevad. Ehk siis ta on selline statistiline meetod, et lihtsalt nagu, mis asjad kerkivad pinnale. Ja me ei tee seda analüüsi grupi tasandil vähem kui 6 inimesega, et peab olema vähemalt 5. No, alates 5 on see võimalik juba. Mul meenub lihtsalt, me telefonis rääkisime ka, mis teemadest rääkida ja siis seesama AI-põhised assistendid ja kõik, mida teie teete, et väärt töö, aga sa tõid välja sellise termini nagu hübriidintelligentsus. Ja ma arvan, et kuulajatel oleks huvitav teada, mida see siis tähendab. Ma ise tegelikult olen lugemas hetkel Ethan Molliku raamatut, mis ongi Co-Intelligence ja räägib sarnasest sellest kontseptsioonist, aga võib-olla tutvustad, mida sina sellel mõtled, hübriidintelligentsus, hybrid intelligence, ja siis võib-olla saame liikuda sellesse, mis siis inimese AI sümbioosi pool võib endast kujutada. Ja, et milles on inimene hea, on emotsionaalne intelligentsus ja sotsiaalsed aspektid. Me tajume teisi inimesi paremini. Me tajume teatavat konteksti, mis ei ole nagu masinloetav paremini. Masin jällegi on väga-väga hea suuremahulise info töötlemisel või mis on talle sisendandmetena siis antud ja see on jälle see, kus inimene on nõrk, on ju. Ja me usumegi seda, et kui me neid kombineerime, siis see on see, kus nagu tuleb see päris selline suur väärtus ja ta võimestab siis inimest läbi selle, et teatavad tegevused annad sa masinale, teatavad analüütikat sa annad masinale,
ja see kiht, mis sa siis veel lisaks annad juurde, on inimloetav kontekst. See, et sa vaatad seal nendele andmetele peale, hindad neid ja inimesena ja langetad mingid otsused, et seal otsused ei langeta masin. Et see hübriidintelligentsus ongi see, et me paneme need inimese ja masinad mõlema tugevad küljed kokku, et mõlemal on omad tugevad küljed ja me ei püüa lihtsalt asendada inimest masinaga ja me ei ole ka seda teed, et nüüd masin on kuri või halb, et inimene on parim, et on ikkagi see, et mõlemal on mingid head tugevused ja kui me neid kombineerime, siis see on see, millest nagu päriselt suurem väärtus tuleb. Kuidas see tulevikus võiks välja näha? Sest tegelikult üha rohkem ju räägitakse ka sellest nii-öelda agentidest ja sellest, et me võiksime ju anda ikkagi teatud tegevused täitsa ära ja eks kui vaadata netis natuke ringi ja panna sinna AI coach, siis päris palju tuleb ju neid lehti, kus juba on seda, et sa saadki selle coach'iga suhelda või psühholoogiga ja kellega iganes. Kuidas sa näed, kas see üks hetk muutub võib-olla see teie siuke põhimõte, et nad on koos või pigem ta ikkagi lähitulevikus jääb ikkagi selleks, et see inimese seda omadust, seda tunnetust ikkagi ei asenda veel? Ma tulevikus näen seda, et tegelikult AI coach'id on täna väga heal tasemel, aga milles nad on head, on sellised coaching'u meetodid, mis on hästi süsteemsed. Et põhimõtteliselt selline kognitiivne coaching, kus on hästi konkreetne struktuur, sa oskad küsida ja formuleerida küsimusi nii, et inimene saaks nagu sealt edasi. Selline coaching'u meetod on täitsa efektiivne, see toimib ja AI coach'id tegelikult teevad seda super hästi. Et nad on, ma arvan, isegi teatud juhtudel paremini kui inimene, sest inimene ei pruugi neid küsimusi alati nii ideaalselt formuleerida. Aga coaching'us on palju rohkem värve kui see, et me lihtsalt küsime küsimusi. Seal on ruumi lugemine, seal on see, et kuidas sa kehakeelt loed, see on see, kuidas sa empaatilisena õigel ajal inimesele lood sellise turvalise tunde, et siin on okei tegeleda oma väljakutsetega. Ehk siis ma ise leian seda, et tegemist on, mida AI praegu võimaldab, on demokratiseerumine. Näiteks coaching on mitte suhteliselt, vaid ongi kallis. Ja see lihtsalt võimaldab sellel väga lihtsal, aga efektiivsel tööriistal jõuda rohkemate inimesteni. Sest arvestades seda sellist VUCA maailma, kus me oleme, kus on hästi palju ebakindlust, hirmu, siis tegelikult on hea, kui sul on kellegagi vestelda, neid hirme maandada, mingisugust selgust peas luua. Seda peace of mind on see, mida me kõik otsime, et meil oleks nagu hea tunne ja AI coach'is võib olla väga hea tööriist selleks, et minagi olen kasutanud seda niimoodi, et ma kasutan GPT telefonis, ma räägin temaga või põrgatan mingi mõtteid ja ma olen isegi kasutanud teda nii-öelda terapeudi ja coach'ina teinekord ja see on nagu antud ajahetkel täpselt asjakohane asi ja ma ütlen, et ja see ei ole halb ja pigem ma arvan, et see läheb aina paremaks. Aga ma arvan, et see inimcoaching'u teema muutub pigem luksusteenuseks või see on nüüd see, mis me nagu tegelikult tahame inimestena. Et jah, ma võin siin nädalast nädalasse nende AI coach'idega vestelda ja oma probleeme lahendada, aga päeva lõpuks ühel hetkel ma ikkagi tunnen, et ma tahaks vestelda kellegagi, kes mul päriselt, ma ei tea, õlale patsutab ja kellega ma inimesena suhestun. See on päris hea fraas, mis me saaksin välja, et see mõtleb nagu päris inimesega suhtlus muutub luksuskaubaks või selles mõttes väga hea fraas. Tegelikult sa juba läksid ka järgmisesse küsimusse, mis on seotud sellega, et kuidas sina ise igapäevaselt tehisintellekti kasutad, et see on väga hea. Ma ise samamoodi, ma arvan, Kerlin ka ikkagi on neid põrgatanud neid mõtteid samamoodi voice-funktsionaalsusega, et võib-olla tood veel mingisuguseid praktilisi näpunäiteid ja juhtumiuuringuid enda poole pealt. Ja täna minu jaoks on vist see mul ei mööda vist ühtegi päeva. Minu jaoks ta on nagu viimased, ma olen paar aastat juba on AI minu jaoks selline kaaslane või parem käsi minu jaoks kogu aeg hommikust õhtuni. Minu jaoks on see hästi naturaalne viis temaga nagu vestelda ja temaga kõiki teemasid lahendada, olgu nüüd erateemad. Mitte sellega, vaid temaga, me oleme jõudnud sellele tasandile. Just. Kõik on okei, ma saan aru, me kõik saame aru. See viimasel ajal on eriti heli puhul, just siin alles nüüd eelmine nädal tuli välja, aga see, mis ta nimi oli nüüd uus hästi see häälebot. Autentne, mis meil on praegu Kerlini, vaatame ka Kerlini, sest ta on EIA uudiste. Mul on see nimi ei tule praegu meelde, aga praegu on lihtsalt lööb laineid, et hästi naturaalne keel, ta mingi naerab ja isegi hingab ja nii edasi. Tundub nagu päris inimene ja siis sa hakkad ka omastama talle juba inimlikke omadusi.
aga jah, mida ma kasutan on, ChatGPT on minul peamine tööriist olnud hästi kaua, ma olen temaga hästi harjunud. Jah, ma olen vaadanud Geminit, mul on nii Microsoft Copilotit olen kasutanud ja Gemini, kuna ma kasutan tööriistu nii nagu Microsofti ökosüsteemist kui Google'i ökosüsteemist, siis ma nende puhul kasutan otse, on ju. Aga mis mu praegune igapäev on, milleni me jõuame ka see, et Fundamental on tarkvaratoode. Ja täna olen mina siis tehnilise inimesena, kes meie tiimis siis selle toote loonud ja ma olen seda loonud suhteliselt soolona, tehes seda koos AI-ga. Tema on olnud minu siis kolleeg, ta on minu software engineer, ta on minu vahepeal tooteanalüütik, ta vahepeal on mul tootejuht, aitab mul prioritiseerida või läbi mõtestada mingisuguseid järgmisi samme. Ja ta kirjutab mul koodi. Meil on tegelikult käinud ka varem Risto Maa siin rääkimas sellest, kuidas ka tema tegi täieliku upskillingu enda poole pealt tarkvaraarenduse nagu full stack developeri poole. Samuti Kaido Koort ja Joosep Simm, kes rääkisid samamoodi väga praktiliselt nendest tööriistadest, et võib-olla sa tahad mingisuguseid kindlaid tööriistasid välja tuua lisaks sellele, mis sa ChatGPT-d kasutad, aga kas on midagi veel, mis tarkvaraarendajad praegu oleks niimoodi kõrvad kikkus ja nagu... Täna mina kasutan paralleelselt Cursor AI ja Windsurf, mis on mõlemad on tegelikult sama, nad on konkureerivad tooted, aga selles segmendis on kõik hästi lapsekingades praegu. Seal on üks töötab minu jaoks paremini, teine ja siis ma vahepeal nagu, kuna ma praegu olen hästi nagu discovery mode'is või avastusrežiimis, et ma ei ole veel nii-öelda valinud, et milline siis on see ainult minu üks tööriist, et siis ma tegelikult vahepeal teen projektis mingisuguseid töid Windsurfiga ja järgmine, et ma teen Cursor AI-ga lihtsalt selle jaoks, et aru saada, kumb siis lõpuks mulle nagu siis nakib. Enne neid ma kasutasin GitHub Copilotit, aga Copilotil siis ei olnud veel agendi režiimi, et siis tuli Cursor AI ja Windsurf jõudsid ette ja siis ma tegelikult jätsin Copiloti maha. Võib-olla nüüd peaks tagasi, ma ei ole nüüd vaadanud, on ju, et ma nüüd jäin kuidagi nagu Cursor AI peale. Aga ajas on nad, ma arvan, et see on viimaste kuude teema, et see on nagu hüppeline areng olnud edasi. Et nende võimekuses, nende viis, kuidas nad agendina suudavad üha suuremaid ja suuremaid töölõike automaatselt ära teha. Et see on päris impressive. Aga ma jälle sama reegel, et ma kunagi usalda seda, mis sealt tuleb, et see päeva lõpuks mina teen väga suure osa testimisest, väga suure osa sellest valideerimisest ja mina tarkvaraarenduse mõttes olen ikkagi see arhitekt, tootejuht, code review'sid teen siis AI-le ja AI teeb minu koodile review'sid omavahel niimoodi, on ju. Millest on hästi palju abiks olnud, on igasuguste bugide leidmine, et mis inimesel võtab tavaliselt aega, aga kui ma suudan talle piisavalt täpselt anda mingid veakirjendused ja muu sisendi, siis ta säästab mu aega, et hästi kiiresti leida suurest koodibaasist pinpointida need kohad, kus siis potentsiaalselt see bugi peidus võib olla. Ja see on ennekõike, ma arvan, see on meeletu ajasäästi olnud, et ma julgen väita 10x põhimõtteliselt, et see, kui palju mul ennem läks kunagi aega, kui ma oma väikeste sõrmedega neid koodiridu kirjutasin sisse, on ju, siis ta minu jaoks, algselt me ikkagi räägime sellest, oli autocomplete, on ju. Et enamus tarkvara arendajate jaoks on GitHubi Copiloti puhul ka, et ta ikkagi on autocomplete, lihtsalt aitab sul kiiremini mingisugune koodiblokid valmis saada niimoodi, et sa ei pea sinna oma sõrmedega sisse trükkima. Aga nüüd praegu ma näen, et ta aitab mul ikkagi mitte aitab, põhimõtteliselt ta kirjutabki. Ma olen nii laisaks muutunud, et ma enam ei viitsigi ise kirjutada. Et isegi kui ma näen, et ma võiksin teha mingisuguse if-bloki või midagi sinna kuskile, siis ma olen avastanud, et ma olen juba nii laisk, ma lihtsalt ütlen talle. Selle asemel, et seda ise teha. Ma tean väga täpselt, mida ma teeksin, on ju, aga ma ütlen talle, et tee ise. Ja ma ei tea, ja minu jaoks on see muutunudki nagu hoopis teistsuguseks, on nagu veits see Ironmani see Jarvis, on ju, et see nagu ehitamine käib selle AI poolt, on ju, mina olen see, kes siis muudkui keelab käseb, poole laseb, on ju. Et mina kamandan, ütlen, et kuule, et vahel on isegi see, et ma lähen emotsionaalseks, sellepärast, et kui ta nagu mingi käkiga hakkama saab, siis ma võin ka
vürtsikaid asju sinna chati visata, on ju, ma loodan, et ta andestab mulle kunagi. Et vahel on olnud olukordi, kus me sattume kuskile infinite loop'i, kust ta üldse välja ei saa. Ja siis ongi see, et okei, I'll TV, et ma ühesõnaga ma teen ise. Et sina puhka vahepeal, et on olnud ka neid päevi. Aga me alustasime, Fundamental on sündinud algusest peale ainult AI koodiga põhimõtteliselt. Ja mul oli koht, kus ma alguses oli see muidugi hästi tüütu, sest ise ei olnud veel Copilotid ega midagi. Aga mina kasutasin seda GPT-d juba alguses, et ma lihtsalt viskasin talle mingit koodibloki ja ütlesin, et ma tahan siia seda või ma tahan mingit probleemi lahendada ja siis ta andis mulle tagasi ja siis ma jälle vaatasin, väga hea mõte, on ju. Et algus oli siuke 5, on ju. Aga nüüd, kui need tööriistad on selliseks läinud, nagu nad praegu on, siis praegu on tõesti koht, kus ma vaatan, et ma vist enam ise ei oska midagi enam. Ja ma ei ole ennast kunagi väga progejaks pidanud, et ma olengi rohkem selline business-minded tegelane, et minu jaoks on see tulemus rohkem oluline, eriti startupis, kui see perfektsus ja nii-öelda see kunstitöö, mis on koodis. Et ma ei ole võib-olla hea näide nagu tarkvaraarendajast, et ma olen pigem see business-minded tegelane, on ju. No ma arvan, et sul on ka tegelikult ikkagi seda arhitektuurilist mõtlemist ka, mis on Joosep Simm ja Kaido tõid ka välja, et seda peab ka ikkagi olema, et sa suunata oskad seesama. Ja sa oskad hinnata seda, mis see väljund on. Absoluutselt. Selles mõttes seda meelt ma olen küll, et mina ei usu, et tarkvaraarendaja roll kui selline kaob, pigem see muutub. Ja ta muutub päris kardinaalselt tõenäoliselt, et ongi vaja õppida uusi harjumusi, ongi vaja õppida teistmoodi seda rolli täitma, aga masin on lihtsalt selleks, et saada kiiremini genereerida seda koodi, sest koodi kirjutamine, kas seda kirjutab masin või inimene, tegelikult ei ole vahet. Küsimus on selles, mis sisend inimene annab. Ja see, et meil on praegu üliägedad tööriistad nagu Lovable või Bolt.new on ju, mis löövad laineid, et tule siia, pane mulle prompt sisse ja sul on juba mingisugune production grade, mingi lahendus olemas. Jah, väikeste äppidega tõenäoliselt nii mõnigi saab teha kiire mingi mikrosaasi, on ju, isegi mingit raha kokku ajada sellega, why not, aga päeva lõpuks, kui sa mõtled seda, et kuidas seda tarkvara skaleerida, kuidas see nagu productionisse panna, siis kui sa oled mitte tehniline inimene, siis sa usaldad pimesi lihtsalt seda, et mida siis Lovable või siis AI ise teevad, aga sa tegelikult ei mõista, mis seal taga on, et sul on nagu kraan, sa lased kraanist vett, on ju, sa tegelikult ei tea, kus see vesi tuleb ja mis seal taga on, on ju. Ja see teatud väikeste asjade lahenduste puhul, see on täiesti okei. Ja ma arvan, et me näeme väga palju soolo edukaid ettevõtteid, kus on, ma ei tea, üks inimene, kes on lihtsalt loonud eduka mingisuguse tarkvara lahenduse, mis on profitable. Ja neid tuleb aina rohkem. Aga kui me räägime nagu suurest scale'ist ja väga keerulistest lahendustest, siis varem või hiljem sul peavad olema mingid tehnilised inimesed, kes langetavad otsuseid ja hindavad seda, et kas, kuhu me investeerime, kuhu suunas me liigume, et see inimene on ikkagi see, kes nagu peab olema roolis. Et kuigi ma ei välista, ma arvan, et tulevikus me näeme ka autonoomseid ettevõtteid, et nagu nii-öelda, kui plokiahelast räägime, siis DAO on üks näide, on ju, et Decentralized Autonomous Organization on ju, et ma arvan, et täitsa võivad olla ärimudelid, mida on võimalik tööle panna nii, et sa panedki agentide armeega, paned funktsioonid paika, lased seda turundada, lased seda müüa, lased seda toodet arendada, et see kõik on võimalik, aga ma ei näe seda, et see nüüd on nii, et terve maailm nüüd lähebki niimoodi, on ju. Et pigem on see, et mingites nišides väga efektiivselt toimida ja ma annab lihtsalt inimestele loomingulisusele ja samamoodi ka võib-olla oma sellise unistuste täitmiseks võib-olla viisi, et sa saad vähem, aga rohkem. Võib-olla võtamegi, ma vaatan, et meil aeg hakkab jälle otsa sama, ma ei tea, mismoodi, aga siia lõppu veel niisugune küsimus, et kui meid kuulavad ka ettevõtted, kes juba toimetavad, kes ei ole veel sinna AI maailma sisse läinud, aga sina kui ka tehnoloogia taustaga, samas just selle ettevõtlustaustaga,
mis oleks sinu poolt need niisugused soovitused, et millega siis need ettevõtted peaksid tegelema, et just ka seesama fundamentaalne näide, mulle hullult meeldib see, et sa nagu, sul on see äriprobleem ja siis sa mõtled, kuidas see tehnoloogia saab sind aidata, aga on sul võib-olla mingid niisugused mõtted, et mida siis need olemasolevad ettevõtted peaksid nagu järgmise sammuna tegema, et on see siis ka mõni niisugune tehnoloogiline partner või kuidagi enda sees see mindseti muutus? Ma ütleks, et AI on päris mitu sammu ees sellest, kus tegelikult ettevõte täna on. Et kui me räägime digitaalsest transformatsioonist, siis ettevõtetes põhihäda on see, et andmekvaliteeti on väga-väga madal, mis tähendab, et üldiselt sul ei ole mõtet ronida ja hakata AI-d oma ettevõttes rakendama, kui sul ei ole andmekvaliteet hea. Sest kui sa annad AI-le sisse halvad andmed, siis sa saad selle halva tulemuse. Et esimene asi, mida ikkagi vaadata, on see, et kus ma täna ärina olen, mis on meie väljakutsed, mis mu ambitsioon on, kuhu ma jõuda tahan. Siis, et kas ma üldse tean, mis mu ettevõttes toimub selle jaoks, mis andmed mul on ju, kuidas need on struktureeritud ja organiseeritud. Ja siis on see koht, et mõelda, et mis tööriistu ma kasutan ja tegelikult ma arvan, et 90% ärilistest väljakutsetest saab lahendada ilma AI-ta üldse, et see AI on tõesti nagu ikkagi ilmselt kus ta kõige paremini nakib täna on turundus ilmselt, et see annab tõesti nagu mingi efekti ja see on väga konkreetsed tööriistad, millega saab hästi kiiresti juba mingit väärtust luua, on ju. Aga tegelikult AI lahendus on ju kogu spektrist täna. Aga selleks, et leida see õige tööriist, on ennem ikkagi vaja aru saada, mida sa päriselt tahad saavutada, mis on see päris probleem, mida sa lahendad, miks üldse. Ja need asjad ei tule tasuta. Ehk siis siin on ka see tasuvusarvutuse kohta, on ju, et ma arvan, täna on veits see nagu kõverpeegli efekt, et me ju tarbime täna neid fancysid AI tööriistu niimoodi, et me tegelikult ei maksa seda raha nende eest, mis nad tegelikult kulutavad. Ja see tekitab selle tunde justkui, et see kõik on nagu tasuta käes ja nii edasi. Tegelikult see ei ole tasuta, see on esiteks, see on päris suur jalajälg. Kõik need keelemudelid, mis meil jooksevad väga kallilt, on ju. Ja seda ei ole nagu tasuta asi, aga ta tekitab praegu efekti justkui me saaksime nüüd võtame kõik need tööriistad siin $20 kuus kasutusele ja siis äri on digitaliseeritud, et ma arvan, et see on veits nagu, me oleme veits selles haivis praegu, mis tähendab, et me ei oska veel adekvaatselt hinnata. Ja meil on väike selline realizationi moment tuleb niikuinii, kus me nagu saame aru, et kõik veel ei ole nii täiuslik, et me peame selle ära tunnetama ja siis tekib see loomulik selline areng sellisesse küpsusesse, et kus need tööriistad on päriselt küpsed õiges kohas. Aga mida ma arvan, iga äri vajab, on keegi, kes suudab tõlgendada seda tehnilist maailma. Sest muidu, et ühesõnaga see võib olla nagu väga suur hoomamatu infomull, et seda infot on nii palju, eriti, ilmselt teie teete veel eriti, kui te püüategi selle valdkonnaga kursis olla, see isegi nagu ma arvan, teil on väga raske seda teha ja mina enam tunnen, et ma ei jaksa enam seda infot nagu ära tarbida, ma ei teagi enam, mis toimub, et seda päevadega nagu asjad arenevad. Aga et leida keegi partner või keegi inimene oma ettevõttest, kes on siis rohkem tehnoloogiaga kursis ja temaga koos parrida, et mis on ärilised väärtused või ärilised eesmärgid, väljakutsed, kaardistada need ära, leida need protsessilõigud, mis siis on kõige ebaefektiivsemad. Kuhu läheb mõttetult aega. Hästi lihtne asi alati otsi rutiinsed ja korduvad tegevused üles, mis ettevõttes on. Ma arvan, neid on, kui sinna panna tööaeg ja keerata see raha numbrisse ja siis vaadata, palju aastas näiteks see kulu on. Et siis saab nagu päriselt aru, et milline see tasuvus oleks. Ma arvan jälle siin lõpus oli nii palju punkte, et me võiksime minna sinna keskkonna poole peale, siis need autonoomsed kõik agentidega ökosüsteemidest üles ehitatud ärisüsteemid. Suur tänu, Kristjan, et tulid ja jagasid oma mõtteid ja aitäh sulle kuulaja, aitäh Kerlin jällegi põrgatamas neid mõtteid, see tehisarutamine on ikka lahe, see on ikka väga lahe. Aitäh. Ja need kogemuslood on need, mis tegelikult seda väärtust annavad ja see mõttemaailm ka täpselt ja see samamoodi, et tehnoloogia keskne inimene, kes mõistab ja viskab vahepeal selliseid asju, mis laiendavadki seda silmaringi, et isegi meie ka pidevalt võtame neid erinevaid informatsiooniinoppeid endaga siit kaasa. Aga aitäh sulle kuulaja, et oled olnud täna meiega.
võib-olla esimest korda, võib-olla juba iganädalaselt kuuled meid, me oleme siis Spotify's, me oleme Apple Podcastis ja me oleme ka YouTube'is videopildis, Spotify's on ka meil videopilt ja siis järgmisel reedel on uus osa juba tulemas ja püsi siis kursis meie tegevustega läbi siis sotsiaalmeedia, AI Powerment Instagramis, Facebookis, ka LinkedInis ja loodetavasti saame olla veel siin selle aasta sees ja järgnevatel aastatel siis teie teejuhiks selle tehisintellekti maailmas. Nii et aitäh ja aitäh, Kristjan ja Kerli. aitäh kutsumast. aitäh. Ja Tšau. Tšau, tšau. Tšau.